täna on 18. oktoober, kell on 8:30 hommikul. Ma olen Roodosen, saabusime eile. Eile oli... Ma olin 3 tundi maganud, ma olin nii väsinud, et väga midagi teinudki. Ujumas ja hotellis sööki, jooki. Kõik Hiinas hotell, 5-tärnilt on see, et seekord 5-tärni hotell. Pärast näitan. Võin lihtsalt väikest hommikust jalutuskäiku tegema. Väljas on mingi 20 kraadi sooja. Läheb veel soojemaks. Päeva peale tuleb 24-25. On nädal aega siin ja 2 päeval tuleb vihma. Tean. Ja siin on aega, täna on laupäev, 3 päeval hakkab sadamalas. Natuke chillin siin. Pere magab veel. Mõtlesin aega 9-ks ennast ülesse. Siis lähme hommikusse. Et väga palju plaane, kus käia ei ole tehtud. Mõned kohad on välja vaadatud. No ilmselgelt kell on liiga vähe, et siin ega kuskil käiks. Kärkavad alles. Autod sõidavad, aga noh. Happy Land näiteks on kinni. Ilmselgelt siin ei sõida kuhugi. Kaks suurt õlut, 5 eurot ainult. George's Bar. Aga mina sinna ei lähe. Ma kasutan ikka 5. Kasutan oma hotelli munud ära kõik. Kõikidel äridel ei lähe hästi. Kinni pandud midagi. Praegu midagi raske aru saada, mis siin töötab, mis ei tööta, sest osad tehakse läks lahti, aga ilmselgelt osad on ka pankrot. See on siis meie hotell. Ma elus esimest korda 5-tärni hotellis. Seega mul puudub võrdusmoment. Aga siiamaani on nagu väga äganud. Paar miinust on. Ma näitan hiljem. Aina plussi, oleneb kuidas võtta. Otse rannas. Siin võid võtta siis sellise toa, kus on kohe otse privaatbassein. Praegu on oktoobrikuu, siis basseini vesi on pigem külm. Ma ei tea, 20 kraadi vist on. Meres on 24. Duba. Keegi on siin või? Keegi on siin või? Siis saab seda tuba filmi. 3 rõdu. Esimene rõdu on siin. Seal on teine rõdu. Ja meie 3. rõdu. Magavad lapsed ja meissi magavad teises toas. Nii hea asi on siis see, et otse mererannas. Halb asi on see, et siin tehakse siis õhtult diskot. Selle hotelli baar on seal. Ja selle hotelli oma on siit üle näha seal all. Ja see kestab kella 11-ni. Ja kui sa tahad varem magama minna, siis unusta ära. Aga kui nagu nii tahavad vaadata neid bände seal eile maatsin, et päris äge oli, siis ei ole probleemne. Hommikus jäid hea. Limonadi.
Nii, poiss, mis sa võtsid? Pannkooki, jah? Klassikaline. Laps on midagi süüks võtnud. See on meie rendiauto. Ma lähen välja. Ooduse keskne. Mingi jääjook. Kõige parem ei ole. Ilged küll. Siin on meil siis sadam. Eelmine aasta ma käisin, siis mul jäid need tuuleveskid nägemata. Need seal. Vaatame, mis kaluga näha on. Väiksed kalad on. Roodose vanalinna müürid. Vaatame, kuskilt sisse ka saab või? Sealt saab sisse. Valesti sealt ära alla kukku. Sittis alla ka või? Siis me teeme täitsa valesti. Me tulime ikka totaalselt valesti, et me vasti tiiru peale teinud väljaspood sellele vanalinnale. Äkki sealt saab kuskilt sisse. Sinna silla peale saaks, siis saaks juba vanalinna ka. Seal on mingi auk. Äkki sealt saab sisse. Koobas. Lõpuks ometi. Vanalinn. Sure, yeah. So they did have to get back right up here, but arch, but you don't have to pick the arch. It's like you can come closer, really. See on siis. Piisar, 340. Kalle Kokk, igal pool. Eks nad sealt tänavad sellised on. Suused on. Nii. Ühesõnaga oleme siin kellatornist sisse pääs oli 5 eurot. Aga sellest saab ka mingi joogi osta kuskilt. Me vaatame seda kohvikut, kus siis saab või baari. Et seal üleval olime siis. Ja seda restot otsime. Kus ma oma 5 eurosse sisse pääsu pileti saan vahetada joogi osta. Peale sellist matka on see õlu nagu rusikas simulk. Nii. Siin ühes kohas tuleb 3 kuninga tänav. Aga noh, ma ei väga pikalt selle peatu, sest me eelmine kord juba siin olime. Eelmine aasta. No nii, auto jäi kuhugi sinna poole, me otsime ülesse ja siis ei ole muud kui tänane järgmine päeva osa kuulub rand ja õlu.
kõige paremad asjad üldse, mida saab puhkuse ajal nautida. Nii, lõunasöögi aeg. Praanist kohe õlle endale. Nii, lõunasöögiks võtsin lammast, mingi liha, kala, ma ei tea veel mingi kala. Poisil on lasteine, mida ise kahtis, et kas sa küsisid seda või ta andis sulle või? Ma räägin, ise võtsid sealt või? Nii hea välja ei tohi võtta. Veini saab ka siit samast kangist, kuule. Ei saa telefoni käes hoida. Samal ajal rilli. No huvitav, et mitte ainult sinu hotellis, vaid igal pool, kus ma käin, on sakslasi jõhkrad. Kuule nüüd. 5th floor. 5. Obergeschoss. 5. Obergeschoss. Et me linnas istusime ühte kohta maha, siis kohe tuldi küsima. Kann mit sitten her? Hotelli lasteala. Eestides alati peab arvestama seda, et päevad on lühikesed nagu Eestiski. Kell 6 hakkab juba sul 6:30 loojub päike. Juba kell, ma ei tea, 9 juba hommikust ei söö, siis pead arvestama, et päev on väga lühike. Minu ujumisprillid. -1. Sest nendega on väga hea vee all ringi vaadata, kaludele. Et selle hotelli teine miinus või pluss, kuidas võtta, on siis see, et see rand siin all on niisugune liivakribu rand, aga ütleme, et siit põlve sügavusest tuleb niisugune suur kivilaad, kivipõhi, kuhu nii lõpuni välja läheb. Kõndisid edasi tagasi. Et halb asi selle juures on see, et selles kohas meeldib meresiilidel olla, kelle peale üldse astuda ei taha. Ma ei ole ühtegi näinud. Ma nägin ühte sükst merekuradi taolist kala ühes nurgas ujumas. Aga hea asi on see, et proovime, see on telefon, millega ma filmin, on A56. Et siin on kalad, mida taga ajada on ilgelt äge. Vaatame nüüd, kui kindel veekindel see telefon on. Nii, siin on veel karu. Et mul meeldib vaata ujumispillidega ujuda. Siin on hea kalu taga jääda. Siin oli ennem veel suurem park. Et nende kivinurkade taga peab siis vaatama ettevaatlikult, kuhu astuda, et midagi mitte meeldiv asja peale astuda. Mis siin tasuta on, siis all inclusive. Sümpaalimine. Brändi, vodka, rum, džinn, tekiila, kõik asjad olemas. Rumkoolaga ma olen käinud kokku, on see siis 3. hotell, kus on kõik Hiinas hotell. Elu esimene kord oli 3. hotell Kreektal. Seal oli küll niimoodi, et kõike jooke lahjendati neid kangeid ja siis kohe baariretis ei häbenenud ka, kui pani vett juurde. Siin nad ei lahjenda ja ta paneb seda nagu mõnuga seda kanget kraamina ja koolat läks nagu moe pärast natuke peale. Ja oleneb, kes see baariretis on. Eile ma võtsin ühe džinn toonikuga sama teema nagu põhimõtteliselt džinni pandi ja et toonikut pandi natuke peale. Et vahepeal teevad ega mõnuga kokteile. Mango here ja kord
sealt saab kebaabi ja seal ühes kohas oli ka pitsa koht. Et on need restoranis kindlad söögikorrad ja siis igal muul ajal võid siin veel lolliks ennast tõgida. Nälga ei jää. Paabulind. Juba sõdu. Jah, seal on. Ühesõnaga, täna tulime siis mingit risti vaatama siia mäe otsa. Ja siin on siis hästi palju ka paabulinde. Ja pilet oli siis 10 täiskasvanud, 20 eurot maksime. Ja tütar läks lapse alla, kuigi ta on 17. Vahel peab ka. Mingi vaatekoht siin. Jürgi paistab. See on Türgi see. Siit saab siia sisse. Vaatame, mis seal on. Seal on rist. Okei. Nii, rist on leitud. Risti juurde saamine on tasuta, sellest ei pea maksma. Tänne on see. Tsampika Beach. No siin on täis liivarand. Ja vees ei ole ka ühtegi kivi. Teine aasta samal ajal oli põhimõtteliselt 3 autot siin. Seekord on autos päris palju. Kell on 12 midagi. Et see on siuke päris ilus rand. Täna päev saabki niimoodi tegelikult läbi, et oli see ristikülastus. Siin on nüüd rand ja siis hotelli tagasi. Rohkem midagi vaatama ei lähe. Puhas chill. Seal on see poolbaar ja siin on peabaar.
siin eile õhtul oli üks tädi tööl. See pani mulle rummi, no natukene ja ülejäänud oli koola. Nüüd ma tegin ühe rummi koola siit. Siin oli jälle see mees, kes koolat pani ilu pärast natukene. Jood ühe koksi ära juba. Wow! Let's go! Tänane õhtusöök, sushi ja siis on nüüd, ma ei tea, kus need krabipulgad või. Mina väga muud ei võtnud. Hotellist 6 minuti kaugusel. Selline koht siis. Pushlife. Pilet oli siis 13 eurot kokku. Üks laps tasuta, teise pealt 3 MSi 5 nägu. Mis see väärt, kas seda on? Et see on 6. aasta, kui ma oktoobris kuhugi sooja kohta tulen reisile. Ja esimene kord siis, kui ilmaga nagu kõige paremini ei oppa. Täna on pilves siin näiteks. Ülejäänud korrad, kui ma olen käinud, on ikka kogu aeg laus päike. Aga no oktoober on, sellega peab arvestama vist. Ma ei tea, 5 eurost võib käia jah siin. No vot siis. Selline koht. Kui hommikul oli ilm sombune, siis nüüd läks juba päris hääks. Siis olime enne lõunasööki tund aega basseini ääres, siis sai ikka korralikult päikest võetud. Kui olete tund aega päikse käest lebotanud basseini ääres ja ka mere ääres, on kõrvuti siin lähedal ja 3 korralikku rummikokteili, rum ja natuke koolat sisse joonud, siis mis saaks olla veel parem idee, kui minna shoppama. Igale siit umbes 300 meetrit või 200 meetrit hakkavad väiksed poekesed. Ja no vaatame, mis see sopata saab. Sõike, kes on käid, tead, et väiksed poed, turistide poed. Nagu sepavarud. No vaatame, Erik, mis siin veel on. Siin on rihmad ju. Erik tuleb sinuga või? Jah. Ja siit nüüd poode läheb päris palju sinna taha veel. Läheme siia toidupoodi. Saadad ju nagu nii kommi, candy. Sellises väikses poes on kindlasti hinnad palju kallimad. Meika 1,95. Väike 6 pakk, 6. Noh, see ei anna sulle Kreeka hindadest aimu, sest see on ju siuke väike mõttetu pood nagu nii-öelda. Ja on siin T-särgid. Ja. Õli. Palju munne. Vabandust väljendusest, aga noh, mõte jääb samaks. Neid on mul vaja. Nii, poiss sai Pepsi. Mina sain 2 püksirihma endale. 5 eurot tükk.
meestel käib see soppamine teistmoodi. Ma kujutan ette, et mul naine ja tütar, need jäävad see päris pikaks. Igal juhul meie vist kõnnime hotelli tagasi ja iga see päev vist saabki ühele poole. Kohver on 25 eurot. Päris hea hind. Ja siit poest siis, ega ma ei saanud, pidin ühe T-särgi ka endale ostma 25 eurot. Et mitte kõige odavam. Seal oli 3 tükki mingit sellist odavamat T-särki oli, ma ei mäleta, palju parema hinnaga oli. Aga üks hakkas mulle palju rohkem meeldima. See on siuke palju ilusam, siuke materjal on ka palju ägedam. No see graafik on lihtsalt jube, no. Selline mängusaal on siin siis. Upsi. Lindose rand. Vesi on hästi puhast, nagu ikka Kreekas igal pool peaks nüüd. Pärast lähme jalutame seal vanalinnas, sinna üles lossi ei lähe. Eemast ei käidud. Aga kõigepealt siis väike suplus. Lindose vanalinn. Ma siin pikalt ei filminud, ma eelmine aasta tegin päris pika kõndimisvideo siin, et lihtsalt väike krips-kraps. Täna on siis plaanis 2 kohta külastada. Üks on akvaarium, mis oli hotellist 3 minutit sõita. Teine mänguasja muuseum, mis on pool tundi sõita. Akvaariumi külastamine jääb ära. I am inside, hit the open. This button. There is no button. Aquarium, okay? Raisin siin. 26 eurot pere peale, et seda haisu kannatada. Puudust. Oi juulust. Ma hakkan oksele vist. Siin on natuke rohkem õhku, seal pool oli nagu täiesti jubane. Aga noh, siia inimesed tulevad, tahavad midagi peale rannas istumise teha, aga noh, see ei ole hea koht. Mägide vahel on mänguasja muuseum. Tickets. No esmamulje on palju parem kui eelmine koht. Siin on siis 50, 60, 70, 80 ja allkeldris pidi olema siis 90-ndate videomängud. Et enamus on Kreeka mänguasjad, aga on ka igalt poolt mujalt. No, lähme vaatame, mis seal all on siis. Jah, lähme vaatame. Raigus on mäng, mudelautosi on siin. Minu aeg tuleb meelde.
no nii retrot oli isegi mina mänginud, vaata. Ja seda kohta võib täitsa külastada. Sõit juba siia on päris okei, metsavaheline tee ja mägede vahelt. Mõnusad männiokad, pikad. All peamaanteedest sõita, siis tee ääred on suht mustad. Noh, mingid prügi on ikka tee ääres. Siis siin üleval pool mägede vahel on tunduvalt vähem seda prügi tee ääres. Ja on palju ilusam siin ringi sõita. Et alati tasub teha väike väljasõit. Mina sellise ilmaga Peipsi peale ei läheks. Taavi ütleks muidugi, mina ei tea, 30 senti või laiend. Saab ujuda ka, ostad ujuvad seal. Siin rummikoksiga läheb jälle ilm jälle paremaks. Selline huvitav väike on, et meil on nagu Eestis sihukest asja tähele pandud, et sul nagu põhimõtteliselt seal üleval kogu aeg välgutab vaikselt käib. Välk välja ei löö, noh, pilve sees, aga järjepidevalt käib üks keevitus. Et Eestis ma ei ole täheldanud, et selline asi käiks. Siin hotelli alal on siis üks restoran, kus saad siis ühe korra käia. Pead vähemalt 2 päeva ette registreerima. Et täna on viimane päev, käime ära siin. Ja järgmine video on juba kalastusvideo. Homme sõidab siit tagasi. See on läbi loodus.